Londonis Spital Fieldsi suvefestivalil esitati koos teiste Balti riikide heliloojatega ka Tõnu Kõrvitsa ja Arvo Pärdi muusikat. Kontserdiprogramm vormitakse sügiseks heliplaadiks. Kuigi Šolitsi kirikus kõlanud kontserdi nimi oli laulud Balti riikidest, siis tegelikult keskendus programm kõige pikemalt Tõnu Kõrvitsa heliloomingule. Kõrvitsa Opus Kreegi vihik, mis on austusavaldus rahvaviise kogunud Kirillus Kreegile, kõlas Saareriigis esmakordselt. Helilooja ise on väga rahul tema teost ette kandnud, tunnustatud Britten Symphoonia orkestriga ja Royal Holloway segakooriga. Britten Symfooniaga oli mul väga meeldiv koostöö juba tegelikult sügisel ja see on suurepärane orkester. Aga Royal Holloway kooriga on see esmakordne kokkupuude ja ka see on olnud väga meeldiv. Nende eesti keel on märksa parem kui minu inglise keel. Et ma proovides pidin tegema ainult mõned väiksed märkused. Nimelt aitas Royal Holloway ülikooli lauljate häälepaelu õigesti panduma panna samas koolis studeerinud Maria Listra ja lõpptulemus kõlas nii. We've been performing Baltic music for quite a few years and established a little bit of a reputation for it. So we made a recording of some Latvian music, Lithuanian music, and now this is the kind of hat trick to be recording music from Estonia as well as these other countries. Veel ei ole Royal Holloway koor Eestis esinenud, kuid plaanib selle vea juba järgmise aasta suvel parandada Balti riikide kontserttuuriga.